Tõnul on, nagu te kuulete, juba pill täiega hüüdmas ja seda otse loomulikult sellepärast, et ega Birgit ilmaasjata siin ei ole. Birgit on tegelikult kostüümiproovi tulnud tegema siia ja Birgitil hakkab ju jõulutuur üsna varsti peale ja selle jõulutuuri kostüümiproovi käigus nüüd ongi Birgitil on ees juba valge habe ja seljas punane mantel, kõhu peale sätitud padjad, et see natukene suurem paistaks. Ja nüüd on aeg ei millekski muuks kui üheks korralikuks jõululauluks ja kas see jõululaul on selline jõululaul, mida tuuril ka kuulda saab või? Pisikese lõigu sellest loost isegi kuuleb, jah. Miks lõigu? No, tulge kontserdile ja siis kuulete. Aga jah, täies pikkuses seda lugu ei tule, eks see on selline teistmoodi värk, noh. Kas keegi kaotab ainult Uno raadio jaoks eksklusiivselt? Jah, küll, jah. Üldiselt, kui tavaliselt jah, inimesed käivad enne tuure kusagil raadiojaamades, teevad lõigu mõnest loost, mida kontserdil täispikkuses, siis meil on vastupidi. Meil on boonus. Näiks ühte lugu 2 korda kuulata. Jah, täispikkuses kuulete selle ära nüüd ja kontserdil siis on väikse törtsu. Ehk siis esmakordselt inimkonna ajaloos on ansambel Hämar Kääbas naissolistiga. Esimest korda elus saab Tõnu nii-öelda käe tõesti valgeks. Ma teen seda esimest korda! Palun, Birgit! Sa jäta nüüd nutt ja ole hea, on sellega rutt, sest teadma sa pead. Jõulutat on poolel teel. Jõulutat on poolel teel. Jõulutat on meie poole teel. Ta täpselt ju teab, kes olnud on hea, kõik nimed on reas, soovid paberi peal. Jõulutat on poolel teel. Jõulutat on poolel teel. Jõulutat on meie poole teel. Jõu, ta on poolel teel. Ta näeb sind, kui sa magad, näeb siis, kui ärkvel sa. Ta teab, kas oled olnud sõna kuulelik ja hea. Ei! Sa jäta nüüd nutt ja ole hea, on sellega rutt, sest teadma sa pead. Jõulutat on poolel teel. Jõulutat on poolel teel. Ta on poolel teel. Jõulutat on meie poole teel. Peagi kohale jõuab. Kaugelt ta, Põhjamaal, põhjaga, siia lendab ta, kaasas tal kingid, nii sulle, kes oled hea kui halb ja väga lõbusalt tatsub ta jõuluni all. Jõu! Suurepärane!